aitäh teile, kes te hääletasite minu poolt, et ma selle auhinna endale sain. Ja väga suur aitäh ka nendele inimestele, kes aitasid mul võita näosaate. No Reigo, see oli imeline sissejuhatus. Mina ei oleks seda paremini osanud teha, sest mina ei ole meelelahutaja. Küll aga oled sina aasta meelelahutaja. On see tiitel, mis sulle isiklikult midagi pakub, midagi annab? No ma arvan seda, et tunnustus ja tuntus ei tohiks olla otseselt eesmärk omaette. Aga kui me teeme oma tööd ja teeme oma tööd hingega ja paneme sinna oma teadmised, oskused, elu, siis me ju ei taha kunagi niimoodi, et me jääme märkamatuks. Ükskõik millise ametit sa pead, et keegi sind kunagi ei märka, keegi ei ütle sulle kunagi aitäh. Tunnustus, keegi ei plaksuta, et tegelikult on see oluline. Ja seda ei tohi kunagi elus liiga palju olla, sest muidu võib-olla lähed liiga uhkeks või ülbeks või ninakaks. Aga sellest ilma ka ei tohi jääda. Et seda peab olema parajalt. Ja siis sa tunned ennast nagu väärtustatuna ja tunned, et see, mida sa teed, et see on oluline ja see läheb korda. Nii et mina olen selles mõttes täna väga õnnelik ja selle aasta jooksul ma olen üldse olnud väga õnnelik. Ma arvan, et ma ei tea, kas see on mingisuguse eestlase tagasihoidlikkus. Mulle natukene tundub, et ma ei ole seda õnne kõike väärt. Et mul on natukene, kuidagi tekib selline, mitte piinlikkus, aga mingisugune tagasihoidlikkus või selline tunne, et äkki seda kõike on minu jaoks liiga palju. Äkki seda tähelepanu, äkki seda tuntust ja tunnustust on liiga palju. Aga samas ma mõtlen jälle niimoodi enda siis rahustamiseks, et aga ma ju kunagi ei tea, millal see lõpeb. Võib-olla juba aasta pärast ei mäleta enam mind keegi. Ei saagi siia peole kutset. Ja enam ei saa siia peole kutset esimest ja viimast korda võib-olla olen siin, eks ole. Ja ma ei saagi enam võib-olla mingisuguseid tunnustusi. Noh, ja küll on siis hea, kui seal kuskil Kamina Simsi peal ma saan vaadata, et jah, see aasta 2025, see oli minu 2024 ja 2025, vaata see oli nüüd minu aasta. Pärast seda läks vähekene rahulikumaks ja küll ma leian siis uued nii-öelda eesmärgid ja fookused oma elus. Aga vaat siis ma olin jah tõesti palju nii-öelda tegemises ja tegutsemises. Nii et me kunagi ei tea, kuidas elu läheb. Nii et kõike seda, mis su ümber toimub, antud hetkel tuleb hinnata, tuleb väärtustada ja samas, kui ma seda ütlen, on huvitav see, et ma mõtlen samal ajal, et ega ma kogu seda tänast päeva pole suutnud absoluutselt veel läbi nagu seetida, et see lihtsalt ainult üks jooksmine käis, et virvar, sinna see Tommy Cashi lugu, üks grimm, üks kostüüm, siis vahetusriided kõik, siis istuma sinna. Nagu tõeline meelelahutaja. Siis öeldi mu nimi välja, ma mõtlesin, aga mis ma räägin seal? Oota, mul peab ju mingi kõne veel olema. Siis ma mõtlesin, et oota, ma ju midagi mõtlesin, et äkki midagi kui ma saan, et äkki ma midagi. Siis see sai läbi, siis tšau, jälle valmis järgmine lugu, lõpulugu, Anne-Miski lugu, et selline käis. Et see telesaade, ma ütleksin, et see oli võib-olla intensiivsem ja võib-olla isegi raskem kui näosaate finaalsaade, mis oli ka otse-eeter, aga seal mul oli ainult üks number. Ma sain keskenduda sellele ühele Marju Läniku, sellele terassüdamega meeles. Sul oli umbes mingi 8 rolli, ma saan aru. Et tegelikult ma ei ole suutnud seda nagu läbi veel mõelda. Aga kui ma küsin selle peale, et viimased aasta, tunned sa ise, et see viimane aasta selle rohkema tähelepanu all, rohkema intervjuudega, on see sind inimesena ka kuidagi muutnud? No ma arvan, et ta muudab mind ikkagi nagu paremuse poole, sest et ma olen ikkagi 2 lapse isa ja 35, juba 36 aastane, et mis seal enam nagu keksida ja hüpata ringi ja ennast valetada paremaks. Et ma olen täpselt see, kes ma olen ja ma suudan seda aduda ja suudan seda vastu võtta, mis minuga toimub ja ma arvan, et see ei mõjuta mind kuidagi halvemas suunas, vaid pigem paremas suunas. Et ma saan teha oma tööd, inimestele läheb see korda ja siit aknast on näha. Sealt me oleme praegu kontserdimajas.
aga seal on Rahvusooper Estonia ja kui ma saan vähekenegi Estonia teatrisse publikut juurde ja rääkida inimestele rohkem, kui lahe ja kui põnev ja kui ilus on ooper, operett ja muusikal ja üldse muusikateater, siis on ju minu sellest tähelepanust ju mingi kasu ka. Absoluutselt, terve kultuurivaldkond võidab sellest päris oluliselt sel juhul. Mina kutsun väga inimesi Estonia teatrisse ja üldse kuulake lihtsalt vahelduseks võib-olla mingit sellist muusikat, mida te tavaliselt ei kuula, sest et siis te avardate oma pilku. Või minge vaatama, kui te pole kunagi käinud balletti vaatamas, minge vaadake lihtsalt sellepärast balletti, et te ei ole seda kunagi vaadanud. Ärge mõelge seda, et mulle võib-olla see ei meeldi või see on kuidagi nagu võõras. Ei, aga mingegi lihtsalt sellepärast, et saate seda üks kord ja esimest korda teha. Võib-olla hakkab meeldima, võib-olla selgub, et ei meeldi, siis mis on kõige hullem asi? Ütled, et ma olen ühe korra käinud vaatamas näiteks Luikede järve või mingit balletti, aga parimal juhul võib juhtuda see, et sa vaatad esimest korda ära ja mõtled, ei, aga mulle meeldib see, seal ikka on ju ikka ka midagi. Ja sama asi on ooperiga või operettiga. Millal sa ise midagi sellist uut avastasid enda jaoks? Millal sa tegid midagi esimest korda viimati ja avastasid, et kurat, ma ei tea, see muusikastiil on lahe või samamoodi, et see asi, mida ma pole kunagi proovinud, langvarjuga hüppamine on äge? Ei, see on hea küsimus, sellepärast, et terve see aasta on ju olnud uus. Selles aastas on kõik asjad minu jaoks. Ma isegi ei mõtle siuke võib-olla tähelepanu keskpunktis, vaid millal sa panid raadiojaama, mida sa kunagi ei kuula näiteks? Hea küsimus. Ma kuulan tegelikult seda raadiot, mis siis parajasti kuskil käib. Ma ei ole selles mõttes selline inimene, kes operilauljana, et ma kogu aeg pean kuulama klassikalist muusikat, et ma tegelikult kuulan just kõrva puhkamiseks ka hoopis teisi nii-öelda raadiojaamu. Aga kui me räägime muusikastiilidest, siis tegelikult kogu see hooaeg näosaates andis mulle võimaluse ju süübida, süveneda, sukelduda totaalselt erinevatesse inimestesse. Ainukene artist, kes oli natukene võib-olla, või tegelikult kaks artisti, kellega ma natukene samastuda sain, oli Ants Eskola ja Monsieur Caballé. Aga kõik muu, see muusika oli ju väga, väga teistmoodi. Mitte minulik, aga ma kuidagi ei ütle, et see mulle ei meeldiks. Mulle väga meeldib see. Mina arvan, et muusika kui selline, ükskõik mis žanr see on, ükskõik mis muusikat inimene kuulab, see on juba väga hästi, sest muusika üldiselt kõik kokku on ikkagi üks ja teenib ühte eesmärki. Ja ma ei ütle, et kõik peavad nüüd klassikalist muusikat kuulama, kuulake, mis teile meeldib, aga lihtsalt nii, nagu mina vahelduseks kuulan näiteks hip-hop muusikat, siis need inimesed, kes näiteks hip-hop muusikat kuulavad või sellist metallmuusikat, et tulge siis korraks vaadake, mis toimub ooperiteatris, lihtsalt vahelduseks. No ma arvan, et pärast sinu seda aastat on tõesti teatrisaalid ja Rahvusooper meil küll rohkem rahvast täis igal juhul ja meil ei jää üle muud, kui öelda sulle suur aitäh selle aasta eest ja me tegelikult loodame ikkagi, et järgmine aasta sa lõbustad meid veel rohkem ja saad 2 muna ühel õhtul. Ei, võtame rahulikult, aga ma väga tänan nende soovide eest ja ma tänan, et olite minuga koos. Ilma teieta ei teeks me siin midagi.